Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. No tere! Kuradi on aeg teha üks võhkerid ja number on 111. Kokku 3 numeroloogid ütleks, et see on põhimõtteliselt, kui on 3, siis on kuradi parim aeg teha uus saada. Jah, aga te teate meie väga pikkasid introid, näiteks minul on selline huvitav asi juhtus täna, et käisin siis Andrese bulletid. Võhkerite poolt palavalt armastatud alistumise kuninganna ehk siis koolituste fännist Uhuust õnnekoolitaja ja ka ühel aastal auhinnagalal aasta võhad aasta Uhuu auhinna võitja 36-aastane Keter Lukjanov, also known as Tali Karat, lõpetab senise tegevuse. Jagas oma jälgijatega imelist sõnumit, et tema hingekutse on olnud tugev, süda on rõõmustanud kirjeldamatu suurusega ja silmad on olnud tänulikkuses pidevalt pisarais. Kuid nüüd on aeg edasi liikuda, mistõttu on kindel, enam ei tee ta mitte ühtegi uut kursust. Nüüd on aeg minevikule ehk senisele tegevusele suures osas aitäh ja head aega öelda. Head aega ning astuda uude ajajärku. Tali kirjutas, et lõpetab umbes 80% senistest tegevustest, et end uues võtmes veelgi sügavamalt inimeste toetamisse ja aitamisse rakendada. Enda sotsiaalmeedia postituses reklaamis välja, et teavitab enda uuest elusuunast 4. mail Instagrami minipodcastis. Ka praegu see sama saate, üks saatejuhtidest avas minipodcasti, et kuulda, millega Keter ikka edasi tegeleb. 20 minutit hiljem ajas Tali ikka veel suust mingit sooja sausti ning ei olnud pointini jõudnud. Üks võhkeride saatejuhtidest suri igavusse ja oli endalt valmis elu võtma. Kuid siis see tuli täielik elumuutus. Kuid oot, loen uuesti ette, mida ta mõned read tagasi kirjutas. Nüüd on aeg minevikule ehk senisele tegevusele suures osas aitäh ja head aega öelda ning astuda uude ajajärku. Aga nüüd ma loen siis ette, millega ta jääb tegelema. Uus Tali jätkab tegevust, see ajajärk siis kätkeb endas Tali podcasti jätkamist, samuti jätkab ta Tali minipodcastidega, samuti jätkab ta ka Maiade kaartide lugemisega ja vajadusel aitab meediateadlikkusega. Aga see uus. Täiesti uus projekt on selline, et ta hakkab töökollektiive koolitama või juhendama, kui ma aru sellest sain, et tööelu oleks sujuvam ja et ennetada läbipõlemist. Niimoodi sai vähemalt võhkerite antud saatejuht sellest pikast ja igavast minipodcasti monoloogist aru. Lõpus fakt on see, et kõik tema eelnevad kursused on ju ikkagi kõigile kättesaadavad. Seega ei ole võimeline mina mõistma, kuidas ta 80% enda senise tegevuse lõpetab, kui ta jätkab samal rajal ja kõik eelnev on ikkagi toimiv. Iseenesest suust suund ei ole minu arvates üldse halb, on ainult üks mure, koolitaja. Kui idee on üllas, siis kas esoteeriline retriitide kuninganna, kes iga aasta räägib, kuidas ta oli eelnevalt täiesti põhjas ja ei olnud true to herself, on ikka õige inimene töökohtadele inimestele nõu andma. Kommenteerin nii palju, et tegelikult tark naine on. Ja tark naine on ta sellepärast, et see mida ta tegema hakkab, et ettevõtetele mingeid asju, seal on suurem raha, sest et seal on see, et sul on ettevõttel on nagu mingisugune, et sul on palk, mis sa saad ja kui sa lähed Tali juurde, siis sa annad oma isiklikust rahakotist, pead maksma, on ju. Aga osadel ettevõtetel on mingisugune eelarve, mis nad on määranud, et see on see, mille eest me saame mingisuguseid asju osta või kulutada mingi asja jaoks ära, on ju. Ja see on hästi hea viis, 2 asja. Esiteks kutsume kellegi mingi koolitaja, ei süvene pohhui, mida ta lähen kiiresti vaatan, mis kuradi mingi algoritm SEO ütleb mulle, mingi koolita, mingi Tali Karat, mida ta teeb, mingi eneseareng, okei, pohhui, võtame selle. Palju suurem tõenäosus sealt nagu pihta saada, pluss teine asi on sõbrannaturundus. On see, et kuna minu ettevõttes, minul on sõbranna teeb siukseid asju, et ma võin Tali Karati kutsuda, et nagu see ka, et seal on kindlasti suurem raha, et selles mõttes nagu tegelikult tark naine on selle koha pealt. Just. Aga
Bullet Vol 2. Pealkirjaga see juhtus jälle Erik Orgu Vol 2 ilma käsikiimlemiseta. Nimelt Salajutud nimelises podcastis kirjeldas Kristina Pärtelpoega munenägu, kus üks musta peaga saikar, suunamudija, kes talle ei meeldi, hüppas tema kodus rõdult alla. Tegi ta seda, sest et Pärtelpoeg ütles saikarile otse välja, et ei salli teda. Pärtelpoeg lisas, et unenäos oli ta juhtunule kurb meel, kuid ärgates teda nii kaastundlikud tunded enam ei vallanud. Nali, ma ei taha, et end ära tapab, lükkas Pärtelpoeg viimaks öeldu ikkagi ümber. Nagu orgu koha pealt, siis ka seekord räägiti ilma nimedeta, kuid siiski. Saikarina tundis end ära sisulooja Natalja Žužkova. Tunnen ennast tõesti puudutatuna, kuna olen korduvalt kuulnud, kuidas ta räägib minust linna peal samamoodi. Kristinaga meil tõesti olnud hõõrumisi väga pikalt, kuid ma ise päris talle surma ei sooviks, kirjeldas Žužkova. Pärtelpoeg ütles seepeale, et tema rääkis lihtsalt unenäost ning ei kujuta ette, kuidas Natalja ennast puudutuna tundis. Ei ole ta ju ainukene mustapäine influencer. Žužkova aga oli nii häiritud ja lisas, et isegi kui ta ei mõelnud teda, siis leiab ta siiski, et see videolõik on suhteliselt taunitav. Arvestades seda, et ta on ise korduvalt rääkinud, kuidas kõik ainult kiusavad teda, rääkimata sellest, et inimene armastab ennast nii väga, et näeb lausa unes, kuidas teised ennast tema nimel tapavad, lisas Žužkova. Päris sit save. Päris sit save on see. Et kurat te räägite seal minust. Miks arvad, et me sinust räägime? No aga ikkagi on nõme, mis te rääkisite. Et see on nagu päris kehv on see. Ja. See on, ja siin on, et kuidas ta armastab ennast nii väga, et näeb teisi inimesi unes, anna andeks, aga sina armastad ennast nii väga, et sa tundsid ennast ära ja otsustasid kõva häälega öelda, et see oled sina. Sure. Aus. Davai, mida iganes. Mulle meeldis see ka, et Kristinaga on meil tõesti olnud hõõrumisi väga pikalt, kuid ma ise talle päris surma ei sooviks. Päris surma, aga võib-olla vigaseks või midagi sellist võib-olla. Miks autole jääda ja siis mingi olla veits koomas. Midagi sellist, lihtsalt. Ja midagi, päris hullu. Päris hullu ei pane, aga niimoodi natukene võib-olla. Et selles mõttes, ja siin koha peal Märdi üldine soovitus kõikidele avalikelu tegelastele, tegelikult eriti sellises draamasfääris ka on. Teil on elus oluliselt lihtsam, oluliselt rohkem konflikte ja nii edasi. Kui te räägiks üks 50% vähem ja kui te kuulaks üks 50% rohkem, et üldiselt tasub ikka suu kinni hoida. Et kuvita, kas nad räägivad siin minust. Ma arvan, et see, keda nad nimetasid siin persevestiks, see on nüüd mina ja ma taunin seda, et nad niimoodi teevad. Et kuule, kas sa oled ära kamminud või? Ole vait, siis keegi pane otsi kokku. Aga okei, ma lõpetan. Tuleb meelde, et kunagi oli üks külapoe episood oli, see oli päris mitu aastat tagasi ja seal oli Sander Õigus. Ja siis olid veel mingisugused koomikud. Ma mõtleta, kes seal veel olid. Ja siis oli mingisugune teema, oli see just, oli pop teema, et Sass Enno sebib noori naisi, vaata. Ja saad aru, terve külapoe saade lihtsalt, Sander Õigus lihtsalt ütles, kuidas Sass Enno kepib lapsi, vaata. Lasi, iga juures allegedly. Ja ma kujutasin ette, et holy shit, kui crazy võiks olla, et minust Sass Enno ka ikkagi Eesti stand-upi kuulab on ja vaatab ja siis kuulab seda saadet ja see on holy shit, terve saade lihtsalt niimoodi retsiti, et see oli karm. Vot, et seal ei olnud mingisugust, ei räägi nimedest, vaid selle lihtsalt öeldi allegedly. Allegedly, jah. Aga see on hea asi, millel alati viidata. Just. Ja bullet number 3. Kurb uudis Eesti pornosõpradele. Nimelt tõsielustar Brita Rannamets näitas oma uut kallimat ehk siis tõsielu saatest Rannamaja ja platvormide OnlyFans ja Pornhubis tuntud Brita Rannamets on leidnud endale uue kallima, kelleks on DJ ja jõusaalihunt Kristo Rabis. Brita on eluga liikunud Tallinnast Tartusse, good thinking, ning tema ja Kristo teed just Tartus jõusaalist kohtusidki. Brita õhkas, mind võlub Kristo juures kiirgav maskuliinsus. Ta on tõesti mees ja läbi selle saan mina tunda ennast üdini naiselikult. Ta on suure südamega, nii pehme ja hell minuga ning armastab mind valjult, mis on kõige ilusam asi, mida mees saab teha. Valjust rääkides siis Brita ja Kristo enda seksuaalseid akte interneti laadida ei kavatse. Veel. Armastab mind valjult, mis on kõige ilusam asi, mida mees teha saab. Küsin Lemme käest, et mis see tähendab? Ja tema mõistis seda ühtemoodi, mina mõistin teda teistmoodi.
kuidas sina mõistad sõna, et ta armastab mind valjult? Kaks tõlgendust on, ma annan mõlemad tõlgendused. Esimene tõlgendus, mille peale ma kohe mõtlen, on see, et armastab valjult tähendab seda, et ta ei julge või tähendab, et ta julgeb avalikult öelda hoolimata seltskonnast kohast, et ma armastan sind. Võib-olla see, või siis teine asi, et ta mõtleb valjususe all seda, et ta lihtsalt näitab kogu aeg armastust välja. See on teine variant. Okei, aga armastab mind valjult, et see nagu making love loudly või midagi taolist nagu ei võiks olla seal. Ei, seda ma ei mõtle üldse. Vaata, see ongi see, et kui inimene on tegelenud mingisuguse asjaga, mis iganes see on, siis kuidagi minul läheb kohe, see on kuidagi sellega seotud. Okay. Aga ei, absoluutselt ma usun ka, et tegelikult see teine variant on õige, et ta näitab avalikult välja ja julgeb seda kõva häälega välja öelda. Ma armastan sind, Brita! Sest et ega see on osade inimeste arvates või osade meeste arvates hästi cringe ja rõve, kui sa ütled avalikus kohas teiste kuuldes oma naisele, et ma armastan sind, siis on nagu mingi mis sa oled homo või? Mingisugune siuke. Jah, ma ei tea, ma vahepeal imestan nende mõtete üle, mis sul tulevad, nagu, et ma nagu kuidagi ei suuda suhestuda, et ma vist ei käi enam sellises seltskondades, kus vaadatakse imelikult. Vist, et mina ei ole ka pikka aega, aga ma nagu mäletan, et ma olen olnud nagu see, et ikkagi, see on see toksiline maskuliinsus. Ma ei saa öelda avalikult, et ma armastan oma naist, mis asja, teise mõttes ma olen homo. Jah. Aus. Aga sellised need bulletid täna olid, võtke või jätke. Sellised olid, eat some bullets, sellest rääkides. Patroonhääling 100 oli meil, kes ei ole veel kuulanud, siis võite minna kuulata, räägime seal nendest muudatustest ja ettekirjutustest ja soovitustest ja nõuetest, mis on siis, et mis koolides peaks olema nüüd edaspidi natukene muudetud või teistmoodi. Rääkisime sellest ja see sai natukene vastukaja ja siis kuna see vastukaja oli niisugune nagu ta oli, siis mõtlesime, et äkki see on nüüd see koht, kus me räägime ka sellest vastukajast, et mis meile kirjutati ja üldiselt siin on vist võimalus harida inimesi natukene, aga ja mina tahaks ka, et nagu rahva hääl nagu oleks ka nagu kuuldud, et see 100 patroonhääling nimega siis Anomantias pahviks löödud, väga hea pealkiri, väga lahedad tüübid on, nad ei ole midagi öelda. Et see saade tekitas tõesti palju arutelu, et ja tundub, et sellest sai üks suurimaid hitt-saateid praegu, nii et tõmmake kähku Patreoni, muidu jääte ilma, tead. Just, aga üks nendest suurematest muudatustest, mis siis aset leiab, on see, et uue nõuande kohaselt võiks koolipäev alata kell 9 või hiljem, aga et mitte kell 8 ega pool 9, aga kell 9. Ja me rääkisime sellest siis nagu selles võtmes ka, et jah, et osadele inimestele see ei meeldi, sest et elukorraldus võib muutuda ja kõik ja saime natukene vastukaja ka ja näiteks siis Kärt kirjutas, et kujutage nüüd ette medõde Nataljat, kelle tööpäeva algust pole võimalik nihutada, sest vahetuse üleandmine toimub kell 8 ja ta peab olema majas hiljemalt 7:45, et riided ära vahetada. Nataljal on 2 väikest last, üks käib veel lasteaias ja teine hakkab käima 1. klassis. Mees lahkus juba mitu aastat tagasi teise naise juurde ja ei toeta oma lapsi. Natalja on endale ja oma lastele ostnud pisikese korteri, mille laenude peab maksma veel 20 aastat ja mis asub kõigist keskustest ebamugavalt kaugel, sest äärelinnas on korterid odavamad. Mis on Natalja valikud? Töötamisest loobuda või lapsed koduõppele? Ja siis tuli selline vastus, et Kristel kirjutas, et võib-olla peaks siis lastele rohkem iseseisvust õpetama. Ma pidin samamoodi juba 1. klassis kooli minema jala, sest tunnid olid õhtuses vahetuses ja ka vanematel muud võimalust polnud. Ja ma tean, et mõned vanemad on teinud valiku, et laps käib kaugemal paremas koolis ja peavad ka autoga ära viima lapse, sest et see on nende valik. Ma elan ise maal ja näen, kuidas lapsed saavad bussiga ka sõidetud. Ja ma olen siis selle vastuse ka ära ja siis sekkun ise. Kärt vastab, et võib-olla selline tänitamine ei lahenda absoluutselt iga üksikjuhtu ideaalselt ja 100% garantiiga ära. Võib-olla on tegu lastega, kes elavad linnast väljas, kohas, kus buss ei liigu õigeks ajaks linna.
nagu ma kirjutasin, kõigist keskustest kaugel, võib-olla on tegu erivajadusega lastega, võib-olla on 100 muud asja, võib-olla kõik lapsevanemad ei pea jagama seda üleüldist vaimustust kosmeetilise muutusele, mis tegelikult ööpäeva ju tunde juurde ei anna. Ja sama kaaluga vastu mõõta, võib-olla siis peaks lapsele õpetama, kuidas varem magama minna. Ma tahan kähku Janni vastusega ära öelda, siis tee. Janni kirjutas veel see lõppu, et juba praegu on keegi Natalja, kes käib kella 6 tööle ja tunnid algavad kell 8, ühiskonda ongi keeruline indiviidi järgi heaks timmida. Ja, see on hästi nagu hea tähelepanek, et on selline termin, et ära viska last vanniveega välja. Et siin on täpselt nagu selline olukord, et küll aga Kärt toob väga hea sellise joonise, et nagu mida teeb see inimene, on ju. Siis, esiteks, ma ei tea, kuidas mujal need asjadega on, aga näiteks mina tean seda, et mina võin oma lapse viia lasteaeda alates kella 7:30. Et ma ei tea, kuidas see mujal on ja kuidas see korraldus nagu käib, aga mis mulle ei meeldi on see, et Kärt kirjutab, et mis siis saab, kui ma elan kohas, kus buss ei liigu õigeks ajaks linna. Ja siis selle koha pealt mul on lihtsalt natukene ebamugav koht, kus ma pean ütlema, et tasuks lugeda, mida ütleb Eesti Vabariigis haridusseadus. Sest haridusseadus tegelikult ütleb seda, et kohalik omavalitsus peab tagama lastele sõidu nagu transpordi haridusasutusse ja tagasi. Et see on küll nüüd nagu see koht, et siis tuleb kohaliku omavalitsusega see asi läbi rääkida, et laps saaks kooli minna, sest et kohaliku omavalitsuse kohustus on nagu sellest hoolitseda, et tegelikult siin on nagu natukene nüüd on see, kus nagu luuakse, et aga mis saab, kui on nii, aga tegelikult sellel on lahendus olemas. Et ma ei tea. Ja ma ei tea, minu ajal oli ka esimese klassi lapsed käisid jalakoolis, et ma saan aru, kui on kaugel ja kõik see on ju, aga sellel on lahendus olemas. Et tegelikult ma tean seda, et kui mina koolis käisin, siis oli nagu see, et kui elasid väga kaugel, jah, see oli sinu enda asi, kuidas sa kooli saad, et hakkasid väga vara hommikul minema, oligi ebamugav ja nõme, aga ma tean seda, et nüüd näiteks Märjamaal oli niimoodi, et organiseeriti kaugematele lastele buss, mis käis mingisuguse X, sõitis mööda kuradi külavaheteid, tegi oma ringi ära, võttis noored peale ja viis nad kooli. Et lahendused on olemas. Et nagu ma olen enne öelnud, kui sa ei ole lahendustest teadlik, siis see ei tähenda, et neid lahendusi ei ole olemas. Ja see ka, et ikkagi praegu nagu on arusaam see, et kõik lähevadki kella 9, see on ju lugu. Kõik seo. Et tegelikult see ju nii, see ei vasta tõvele selles mõttes. Kool võib varasem alguse kehtestada hoolekogu nõusolekul. Puum. Just, et on hoolekogu koosolek ja alustavad varem. Ta on, et nagu... Ja teistpidi ongi see, aga teemegi siis näo, et kui meil ongi nagu demokraatia või selles mõttes, et kui siin sobib suuremale osale näiteks 9, siis ju nii kellegi sõidetakse üle ju. Ja, alati. One way or another, et Natalja situatsioon nagu... on üks, eks ole, ma tean, et töökoht, kus mina töötan, eks ole, seal algab hommikune vahetus kell 7. Samamoodi, see on inimese enda siis teema, kuidas see asi ära lahendada selles mõttes, kas rääkida lasteaiaga, kooliga või töökohaga, et ongi niimoodi, et ma tulengi siis 30 minutit hiljem. Selles mõttes, et kuskil lahendus ja kui nagu ei ole kuidagi võimalik, siis ei ole kuidagi võimalik, et nagu tegelikult patroonhäälingus ka Mart ütles väga hästi tegelikult, et kõik mõtlevad ainult enda peale, aga mõelge laste peale. Kui on tehtud kindlaks, et kell 9 on nad paremas konditsioonis, et õppida, siis millest me räägime. Aga selles mõttes ma ei vähenda selles mõttes nende inimeste probleemi, kelle jaoks see muutub nagu raskeks, kindlasti mitte. Päriselt ka. See on päris probleem, ma olen täiesti nõus ka tegelikult Kärdiga, ma olen ka Kristeliga nõus ja Jan pani lihtsalt nagu paugu ära. Et see on siuke kurat ma ei tea, ühesõnaga mind lihtsalt häirib nagu see, et kaitstakse seda nagu mida ma juba rääkisin, probleemiga, mida lihtsalt läbirääkimiste küsimus, et nagu suhtle omavalitsusega ka, et nagu selles mõttes. See on siis sellele hüpoteetilisele Nataljale. Siis kirjutas Vadeva, et mitu ametnikku peaks palkama, et muru pikkust mõõta, kas kehalise kasvatuse võiks pallimängud ära keelata, et vigastusoht on üsna suur.
Ja siis ta veel kirjutab, et arvan, et nüüd paljud vanemad viivad lapsed lihtsalt varem tühja kooli passima, kui sa lihttööline oled, siis vangerdusruumi tihti pole ju. No sellest me küll rääkisime. Küll aga see muru pikkuse mõõtmine, et siin on nagu see, et ma nüüd üritan jääda võimalikult korrektseks, sellepärast, et see küsimuse püstitus on südamest pahatahtlik. Et esiteks ma soovitan lugeda seda eelnõud ennast. Selle eelnõu paragrahv 5 on siis nõuded maa-alale ja maa-ala korrashoiule, mis ütleb seda, et koolil peab olema, ma nüüd loen konkreetselt eelnõud ennast, koolil peab olema omaette maa-ala, mis on puhas ja hea korrastatud, siis sätestab ära selle, et tööriistad, masinad, ohtlikud seadmed peavad olema õpilastele kättesaamatus kohas ja maa-alal peab olema ette nähtud rataste ja muude liiklusvahendite hoidmise võimalus ja maa-alal peab liiklemine olema korraldatud turvaliselt, arvestades jalakäijad ja erinevad liikumisvahendid. See on kõik. See, kui me räägime muru ja heina pikkusest, sellest räägitakse seletuskirjas, mis seletab, millega tegeleb paragrahv 5. Ja seletuskirjas on öelnud seda, et on sätestatud sellest, see punkt, mis just ette lugesin, et seal on lihtsalt on öeldud seda, et maa-ala peab olema varustatud õpilase arenguks ja õppeks sobivate ohutute vahenditega. Puhtuse ja hea korrastus alles ilmas peetud seda, et hoovis ei tohi ladustada prügi õpilastele kasutamiseks mitte mõeldud esemeid või nende tervisele ohtlike esemeid ja jäätmeid. Ja nüüd on see oluline osa. Muru, hein ja muu selline peab olema mõistliku kõrgusega ja soovitavalt pügatud, et lapsed seal joostes ei komistaks, ei kukuks ja et vähendada puukide levikut. Siin on väga ilusasti ära sõnastatud juriidilises tekstis see, et türa niitke muru. That's it. Et see hämmastab mind, mismoodi suudetakse ja me jõuame kohe selle kuradi Maale artiklini ka, mis ütleb, et iga asi suudetakse Eestis üle võlli keerata, mis on hästi näljakas, sellepärast, et lapsevanemad ja selle eelnõu kriitikud keeravad asjad sitaks üle võlli. Et nagu siin sama see whatever, et ametnik peab hakkama muru pikkust mõõtma. Okei, aga leia mulle siis see õige muru pikkuse mõõt. Mis see on? Sest et seda ei ole kirjas, ei seletuskirjas ega eelnõus endas. Et see on lihtsalt inimesed puutuvad elus esimest korda juriidilise teksti ja seadusloomega. Et see on lihtsalt, kui niidetakse muru, siis on done deal ja kõik on hästi. Ja kui kehalises kasvatuses võib keegi viga saada, aga see on teine asi, sest et siis oligi, me mängisime sporti, see on hoopis teine keskkond kui see, et muru on niitmata ja siis lapsed saavad seal puugi. Ja see ei ole selle pärast, mitte millegi muu asja pärast. Ja nüüd ma võtan ikkagi selle koha, kus ma olen nagu isiklikult, et kui sinu kooli ümbruses, näiteks sinu laps käib koolis ja seal on hästi kõrge muru ja sealt saab puugi, siis tegelikult sinu kriitiline pilk läheks ikkagi kooli suunas, kes esitaks siis ju küsimuse, et kuulge, miks teil fucking muru niitmata on, et seal pole imestada, et sealt lapsed saavad puugi. Et nagu muru on niidetud, siis on vähem puuke. See on fakt, sorry, et ühesõnaga see on lihtsalt hea näide sellest, et mismoodi tahaks nagu möliseda, aga nagu tegelikult ei teata, millest räägitakse. Kas kehalise kasvatuses võiks pallimängud ka ära keelata, vigastusest on suur ja siis nagu smile pandud selle peale, et see on küll väga hästi passiiv-agressiivne sükene nagu kommentaar siin, et jah, et see tekitab minus alati selle küsimuse, kas see on see maailm, kus see inimene tahab elada või? Et lihtsalt, et nagu, et konkreetselt, kui ma ütlen seda, see on täpselt see sama asi, et keegi ütleb, et kuule, et tegelikult, et me võiks teha niimoodi, et ja see ongi juba ju vist seadus või nagu eeskiri, et me ei kasutaks kaubanduses sõna kaerapiim. Et piim tähendab ikkagi nagu päriselt piima, et paneme, et on kaerajook. Et lihtsalt, et eraldame ära, et oleks nagu koheselt arusaadav. Et kui tegu on piimaga, et siis tegu on loomse nagu produktiga ja siis hakatakse rääkima sellest, et nüüd ei tohi enam öelda kaerapiim, enam ei tohi öelda kaerapiim, ei, tohid küll, Jesus Christ, calm the fuck down ja nagu süvenege, mis tegelikult kirjutatud on ja mida need asjad tähendavad, et see on lihtsalt nagu 80% inimestest ei võta lahti seletuskirja ja 95% inimest isegi ei vaata eelnõu, vaid loevad Facebookist, mida keegi ütleb selle asja kohta, et see on lihtsalt nagu konkreetselt see, et nagu selles mõttes mulle puudub absoluutselt igasugune positiivne meelestatus Eva kommentaari suhtes, sest et see on ignorantne.
Võt, Märt korra hingab ja Katri Helena näiteks ütles, et tema kooliajast on nüüd tükk aega möödas, aga ka tema ajal ei olnud esmaspäevaks õppimist ja ei mäleta, et keegi oleks sellest kinni pidanud, võib-olla ajad olid selles osas muutunud. Ta räägib siis sellest, et uue sellega ei panda enam pühade järgsele ja mingi esmaspäevale ja sellisele asjale kodutöid. Aga kui ma mõtlen tagasi enda kooliajale, siis ma ei kujuta ette, kui meil oleks olnud see õigus, et võime end sirutada. Neid tunnisegajaid on niigi palju. Kujutan ette, kuidas mingid lahedad vennad keset tundi ringi hakkavad jõlkuma ja teisi segama, sest meil on õigus sirutada. Meie ajal oli juba neid sirutajaid arvestades, kuidas mingid tüübid niigi õpetajate käituvad, siis see annab neile lihtsalt laskemoona juurde. Eesmärk on muidugi üllas. Nüüd, kui te ei tea, millest me nüüd räägime see teise poole peal selles mõttes, et kes need jalutavad ja mis jõlguvad seal, siis see meil tekkis Märdiga omavahel arutuses, kui pikk siis see koolipäev lõpuks on, et kas koolipäev ka pikeneb tänu sellele, kui läheb tund aega edasi. Ja siis Märt rääkis, et nad saavad seal tasandada, lühendada vahetunde, pikendada tunde ja siis me arutasimegi sellest, et kui pikk tund peaks olema, mina arvasin, et väike laps ei saa istuda 1,5 tundi ja Märt ütles selle kohta, et Andreas, ajad on muutunud sellest ajast, kui sina käisid 60-ndatel koolis. Et nüüd praegu võib nii olla, et lapsed tõusevad püsti ja sirutavad ennast ja teevad mingisuguseid asju, mis mina nagu kuusin esmakordselt. Ja siis see ajas ka inimesi nagu selles mõttes, et wow. Et on sul midagi selle kohta öelda? Ei, mul ei ole nagu jah, nagu kõige suuremad lahingud on alati inimestel peas. Et kõige suuremad probleemid on alati peas ja siis on see, et need võib-olla ei ole üldse palju nagu päris probleemid. Et selles mõttes, kui õpilane huiab õpetajaga, siis ta leiab selle võimaluse regardless, kas ta tohib sirutada või ta ei tohi sirutada. Et nagu, et annab laskemoona juurde. Nagu ei ta huiaks, kui oleks niimoodi, et nüüd peate olema 45 minutit istuma ühe koha peal, siis nagu ikkagi käiks huiamine ja ma tean seda väga hästi, nagu see it's how it works, et nagu see, et nüüd nad võivad sirutada, see ei ole nagu probleem. Mina mäletan seda ka, mismoodi meil oli keka õpsikallal hakati võtma sellepärast, et saalis oli temperatuur oli 12 kraadi ja siis oli meil on ja kõik, et see on asi, mis võib juhtuda, jah, sure. Ja, on saadud hakkama, saadakse sellega ka hakkama. Ja jällegi, et kuidas nüüd nad siis jalutavad see ringi ja nagu ma arvan, et see on lahing, mida inimene peab enda peas. Ja kurb oleks see, kui see päriselt see lahing niimoodi lähekski, et siis istuvad siis nagu tähtsad ametnikud seal ja siis arutavad seda ja siis ütleb, et kurat, aga küll see keegi hakkab seda ära kasutama. Aus, ärme siis tee, las olla 1,5 tundi istuvad. Ok. Let's go edasi. Et seda ka nagu alati arvatakse, et kuskil on keegi, kes pätu on ja sellepärast mingeid asju ei tee. Kas mitte ei olnud automaksuga või autode mingi asjaga, et sisse kirjutamine mingisugune, oli plaan vaata, et umbes Tallinnas makstakse nii palju, kuskil Värskas nii palju, kuskil Võrus nii palju. Ei, nad inimesed hakkavad mehkerdama, et igale poole tuleb sama. Mul on niimoodi, et nagu päriselt ka. Need, kes sahkerdavad. Either way on nad Tallinnas, on need ükskõik kus kohas, küll nad autod sinna Võrru ära kirjutaksid. Igal juhul isegi vaja, igal juhul nad saavad seda teha, ka praegu tehakse igasuguseid trikke, et see automaksust ja sellest nagu pääseda. Et see on nii nõme lihtsalt, kui nagu mingisuguse väikese osa pärast jäetakse nagu head asjad tegemata. Jah, et jah, ma olen nõus, jah. Siis Serts kirjutab, et ma pole nõus sellega, et tund kestab 1,5 tundi, algkooli lapse jaoks on see liiga pikk. Sekkun kohe ja ütlen, et kas ma saan õigesti aru, et see tähendab seda, et kuna algkooli lapsele ei sobi, siis ei tohiks mitte ükski tund olla 1,5 tundi pikk. Et tegelikult meil on üldiselt, meil on koolides vanemaid inimesi ka, et algkooli lapsele võib olla 45 minutit ka liiga pikk. Kas me siis teeme tunnid lühemaks? 10 minutit liiga pikk. 5 minutit juba pulluks. Et see vist on üldiselt niimoodi, et suke esimese klassi laps, mis selle attention span on vist mingisugune, ma uurisin ka seda, see on mingisugune, ta suudab vist fokusseeritud teha circa mingi kas oma vanus pluss 7 minutit või mingisugune siukene asi, et see on mingi veerand tundi, 20, mingi 15-20 minutit. Ja siis hakkab tähelepanu hajuma, aga selle jaoks on olemas see, et sa pead pakkuma noorele nagu see on skill, see on oskus, see on pedagoogi oskus oma tundi niimoodi teha, et sul oleks tunnis vaheldus.
ja kui sa suudad tekitada vaheldust, siis selles mõttes üks asi on, vot siin ongi see probleem, et siin nagu segatakse kaks asja kokku, mis on see, et üks on pedagoogi pädevus ja teine on see, et nagu kuidas me saame optimaalselt nagu need kooli mehaanikaid, et okei, ütleme niimoodi, et esimene tund on paarist tund, on ju. Et siis on, no aga õpetaja ei ole suuteline seda vaheldust pakkuma, ma arvan. No jaa, aga see on õpetaja probleem siis tegelikult ju. Et siin on nagu see, et ja tegelikult need ajad on ju ka ju ikkagi läbi, et noh, et olgu, aga teeme, et algkooli lastel on siis 45. Teeme. See ei tähenda, et Eestil ei või olla. Et nagu kõik klassid ei pea ühe ajakavaga tegelikult käima. See ei ole nagu nii vajalik. Et selles mõttes ma olen ise käinud, ma ei mäleta, kus kohas me käisime, et koolis, kus kohas näiteks gümnaasiumi õpilastel oli niimoodi, et nad kuulsid kella, aga nemad ei, et kell helistas vahetundi, aga tegelikult see ei olnud neile. Nemad tegid oma asja edasi. Nendel oli nagu teine graafik. See on ka võimalik. Et nagu see on kuidas ma ütlen, et siin on hästi tugevalt tunda seda, mismoodi nooremad inimesed hakkavad jääma vanemaks ja muutuvad konservatiivsemaks, et teeme nagu selle muudatuse, et on tõestatud, et niimoodi on parem, aga siis nagu jõutakse ikkagi selleni, et ei, aga see on tegelikult nii õudne, mis siis saab, kui, et hakatakse niisugust asja kartma. Et laske minna, usaldage lapsi natuke rohkem. See nihelemine on nagu nii, väiksed ei püsi paigal, aga ma ise ka, mul kunagi üks koolitus oli, istusin seal ja ma olen siukene, siin tooli peal on mul cool istuda, kuidagi selg on paigal, siin ma ei pane hullu, aga mingi ebamugav tool, ma kogu aeg nagu nihele, ma leian kogu aeg seda mingit poosi, kuidas see on, seda minul on juba raske, ja siis koolitus jumal ägeda, et küsis, et nagu grupi käest, et mis te arvate, mis on nagu parim poos, nagu üldse nagu istumiseks nagu, või üldse olemiseks, et mis on nagu parim poos? Sa tead vastust? Parim poos istumiseks? Nii kuidas mugav on? Põhimõtteliselt point oli see, et järgmine. Et iga järgmine poos ongi täpselt see poos, mis on kõige mugavam selle koha pealt. Ma ise pöörasin selle koolis tähelepanu, et raske on istuda, siis ütlesin, et arvake ära, mis on kõige parem poos. No üldiselt mingid spetsialistid ütlevad seda ka, et milline on kõige parem magamise asend, on see, kus sul mugav on. Et kui sa magad kõhuli ja pool küliti, üks jalg on kõveras, teine on sirge, siis nagu see on see. Kui sul on selles asendis ebamugav, siis vahenda asendit, et maga seal, kus on mugav on. Et see järgmine pädeb igal pool siis? Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et selles võttes see on väga hea tähelepanek, jah. Nii, aga Sirts jätkas veel ka, et olles 8 lapse ema... 8-aastase? 8-aastase, mõtlen, kurat, 8 lapse ema. Et Varro Naine kirjutas meile. Ei, ma tean, et see ei ole Varro Naine. Olles 8-aastase lapse ema kursis veidi, mis koolis toimub, siis nad ei suuda nii pikalt istuda ja keskenduda. Kui lubada neil vahepeal klassis ringiga, siis ma ei kujuta ette, kuidas pool klassi tunnaliselt ringi jalutab, ilma et see teisi segaks. Mõistuse piires on see muidugi okei, aga lapsed hakkavad seda kohe ära kasutama. Ma usaldaks lapsi natukene rohkem. Ja siis akende avamisest oli ka meil, et siin on välja toodud ka, et aknad ei tohi olla laste poolt avatavad ning alates teises korruses peab akendel olema lapsekindel sulgur või kett, nii et seda sai üle 10 sentimeetri avada. Ja siis Vadeva jälle kommenteeris, et üldsegi, kus piir jookseb, mida reguleerida. Siin tuleks hinnata ka fiskaalvõimekusi. Riik on normis eelarve augus ja me räägime muru kõrgusest. Get real, nagu iga väikse nüansi võiks ära regulida, kuna kindlasti leiab põhjuse. See muru kõrgus ja akna teema mingi paralleele ohtliku tehasega tuua on tõtt öelda jabur. See oli siis torge siis pigem minu pihta. Mina nagu hakkasin rääkima üldiselt tehastest, isikukaitsevahenditest ja kuidas riskianalüüsid ja kõik see asi, et ma tean, millest ma räägin, ma olen töökeskkonna spetsialist ja ma võin väga hästi võrrelda kooli ja tehast, ma ei mäleta, kas ma rääkisin nagu ohtlikust tehases, ka padjatehases võivad olla regulatsioonid ja igasugused muud asjad, on ju. Aga selles suhtes on õige küll, et jaburda oli tõesti, sellepärast, et tehases töötavad siiski tegelikult täiskasvanud inimesed, kes peaksid suutma ise enda eest hoolitseda ja ilmselgelt on nende ajuga ilusasti valmis, eks ole. Aga koolis on lapsed ja kes on totaalselt kooli vastutusalas. Kes on totaalselt kooli vastutusalas, eks ole. Et ma arvan, et koolis võib-olla oleks vaja isegi rohkem reguleerida ja rohkem teha võimalikuks, et inimesed ei saaks haiget. Et
et see on nii huvitav, et nagu see asi on nagu, et see murupiidist ma selles mõttes nagu saan võib-olla paremini aru, et nagu see tundub tobe, see lause, et inimesed ei komistaks, seepärast peab muru olema madal, on ju. Aga see akna teema nagu mul kuidagi nagu ei mahu pähe, et miks see peaks kuidagi häirima. Miks see peaks häirima, et akent saab avada vaid nii palju, et sealt ei saaks teha lollusi, ei saaks kedagi välja lükata, ei saaks ise alla hüpata, ei saaks kellegi kotta alla visata, ei saaks mingite munnide asjadega tegeleda, millega lapsed võivad tegeleda, sest et nad on lapsed. Ma tean omast käest seda koolikotid aknast välja loopimine. Täiesti kohutav, täiesti õudne on see, aga no selles mõttes, et see nagu võiks närvi jääda. Aga jah, et kuidagi Vadeva suutis ise seekord nagu üle võlli keerata selle asja. Aga Sirts... Ja kusjuures, ja ma ikkagi igaks juhuks tuletaks nagu selle meelde, et see muru kõrguse asi on lihtsalt nämmutamiseks. Et see muru kõrguse asi, seda ei ole mitte kuskilt täpselt reglementeeritud, vaid on öeldud, et muru võiks olla mõistliku kõrgusega, mis tähendab, et palun niitke muru. Jah, aga see ongi nokkitakse, et mis see mõistlik on. Aga ongi küsimus, kas sa siis tahaksid, et seal oleks kirjas 8 kas sa siis tahad, et seal oleks sentimeeter kirjas, sellepärast, et sellisel juhul hakkad sina panema oluliselt suuremat regulatsiooni peale, kui see, mis tegelikult nagu eksisteerib. Et see on nagu, see ongi nagu asi see, et nagu lihtsalt istu maha, loe läbi see asi ja mõtle natuke rohkem. Nii ta on, aga Sirts jõudis nüüd tõesti õige kohani veel siin ja muide Sirts kirjutas selle kommentaari enne, kui järgmine lugu juhtus. Samal ajal kirjutas, Tallinnas just astus üks noormees 4. korruselt kooliaknast alla, võib-olla see siis on asjakohane. Et see oli täpselt niimoodi, et nagu, et või Vadeva ütleks, et ei, ega ühe lolli pärast siis või? Kas peab ühe lolli pärast hakkad kinni panema või? Jah, et aga üks on liiga palju. Et noh, selles olukorras just ma tahtsin öelda, selles olukorras on alati keegi, kes ütleb, üks on liiga palju, et muidugi, aga kui ma oleks vandenõuteoreetik, siis ma ütleks, et see oli orgunn, et põhjendada, et miks need aknad tuleb kinni olema. See tüüp oligi nii endast väljast, et Ei, et valitsus orgunnis selle, see on false flag operation. Davai. Alex Jones. Aga nii oli, räägime sellest loost ka, et Tallinna koolis kukkus 17-aastane noormees 4. korruse aknast alla. Ja see toimus 29. aprillil kella 10 paiku. Häirekeskus sai teada, et kesklinnas asuva kooli aknast on alla kukkunud 7-aastane noormees. Täpsemalt siis 10. klassi poiss hüppas vahetunni ajal alla koolimaja 4. korruse aknast. Kohutav õnnetus juhtus Tallinna humanitaargümnaasiumis. Koolidirektor Anneli Juhkama rääkis Delfile, et praegu on teada juhtunu kohta väga vähe. Me teame, et laps on haiglas ja et ta on elus, ütles ta. Kui kiirabi tuli, oli ta teadvusel. Nad küsisid ta käest, kas keegi lükkas seda ja ta vastas, et ta ise hüppas. Kirjeldab noormees, kes oli ise sellel hetkel õues ja nägi kohutavat sündmust pealt. See, mis juhtus täpselt ja miks see temaga juhtus, selle kõigega me siin koolis tegeleme, rääkis Juhkama. Mingeid nähtavaid momente, et mis temaga juhtuda sai, ma hetkel kooli poolt ei näe, igal juhul ei olnud seal peale tema keegi sellega seotud, sorry, mul läks nii. Aga direktor lisas, et tema teada last koolis ei kiusatud. Meie teeme kooli poolt kõik võimalikku ja toetame lapsi, kes on koolis ja võisid seda näha. Lisas ta, enne tuleb välja selgitada, mis seal oli ja seda saab teha laps ise, kui ta tervist paraneb. Aga õpilased tudengid, kes vajavad tuge või nõu, saavad helistada koolipsühholoogide nõuandeliinile. Jätke meelde 1226, samuti ka kooli õpilaste ja laste vanemad või õpetajad ja teised lastega töötavad spetsialistist. 1226, kellel on vaja tuge või nõu. Jätke meelde, ehk on endalgi vaja. Ja sotsiaalmeedias ma nägin ka seda, et ikkagi räägiti sellest, et oli nagu antud mõist, et see oligi jah, et ta ise hüppas natukene nagu selgemalt oli seda nagu seal kuidagi väljendatud. Aga jällegi ei saa nagu võtta sotsiaalmeedia asju nagu puhta tõena, eks ole. Aga ma lihtsalt tahan kommenteerida seda ka, et direktor ütleb, et tema teada last koolis ei kiusatud. Et siin on nüüd see, et see ei tähenda, et teda ei kiusatud. Et see on ka nagu, et need asjad võivad olla väga... Lapsed on väga kavalad, nad oskavad väga hästi varjata ja teha selle asja niimoodi, et direktor ammugi ei tea, direktor ei jõlgu 24/7 või mis 24/7, ütleme, et siis terve koolipäev väljas ja ei näe, mis toimub nurga taga, ei tee, mis toimub tegelikult klassides. Ja nii edasi, et... Või, nagu direktor ütles, tema teada last koolis ei kiusatud, et see võis aset leida ka mujal. Et nagu iseenesest, et see ei tähenda seda, et seda ei toimunud. Aga me ei saa väita, et ka toimus igatahes midagi hirmsasti juhtus. Anneli Juhkama
lubas sellega tegeleda, kindlasti tegeletakse jälle, tean seda paberimajandust ja seda uurimist ja kõik see on selline korralikult palju tööd, et jõuda nagu siis selle tõeni tegelikult. Just. Aga hüppame siis Maalehte ka, kuna me juba sellest kooliasjast räägime, siis Maaleht lasi välja siis artikli iga asi suudetakse Eestis üle võlli keerata, koolitöö tohib alata kell 9, põrand ei tohi läikida ja puugid olgu õues peletatud. Ja siis ongi kommentaar, et uusi koolireegleid peetakse jaburateks ja bürokraatlikeks. Et Maalehed siis artikkel ja siis on artikkel selline. Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastusringile valitsuse määruse eelnõu pealkirjaga nõuanded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppe- ja kasvukeskkonnale, see on kõik avalikult üles leitav asi, ka mina leidsin selle üles ja lugesin, et inimesi harida tänases saates natukene, et mida see murukõrgus asi tegelikult tähendab, eks ole. Ja Maalehe küsitletud koolijuhid optimismi ei jaga, vaid lasevad uue määruse eelnõus sõelapõhjaks. Valik uue kooskõlastusringile saadetud haridusmääruse nõudeid. Koolipäev alaku kell 9 või hiljem. Söögivahetund olgu 20 minutit, lisada tuleb söögiruumi jõudmise ja söögi serveerimise aeg. Kooli päevakavas peab olema 20 minutit järjest õues liikumiseks. Kooli maa-alal peab olema võimalus hoida rattaid ja liiklusvahendeid. Kui on üks asi, mille kohta võib vist otsa vaadata selle asjale öelda, et vaat see on üdini hea ja normaalne nõue, mis võiks nagu olla, siis see on see, et mul on koht, kuhu ma ratast panna. Just. Muru hein olgu mõistliku kõrgusega soovitavad pügatud, et lapsed seal joostes ja komistaks ega kukuks ning et puugid seal ei leviks. No see on konkreetselt, siis need on konkreetselt siis need seletuskirjast võetud laused nagu. Kitsaste treppidel tohib liikuda ainult ühes suunas. See oli see, mille puhul me olime mõlemad seisukohal, et nagu who the fuck seda kuradi kontrollima hakkab, eks ole. Et point on õige, aga kes see kontrollib? Ja siis ongi nagu see, et on kitsas trepp, hakatakse minema kahes suunas, keegi kukub ja siis see sama lapsevanem, kes ütleb, et türa kui debiilne reegel, siis läheb kooli, ütleb, et aga miks siin kahes suunas liigutakse, ei tohi ju raudselt. Aknad alates teises korrusest tuleb varustada sulguritega, mis ei võimalda aknad avada enam kui 8-10 sentimeetrit. Ma olen sellega väga nõus, super. Lükanud ustal olgu kaitseseadledesed, mis takistavad lapse käe ukse vahele jäämist. Koolimaja seinad, uksed, trepid ja põrandad peavad olema viimistletud mitte läikivaks. Õpperuumide liitris siseõhus võib süsihappegaasi sisaldus olla kuni 1000 mikroliitrit, mis tähendab seda, et peaks olema see on ventilatsiooni teema tegelikult, see peaks olema see, et sul on mingid andurid, mis seda nagu kontrollivad, et nagu selle asja käiku viimine, muidugi ma ei tea, kui tõenäoline see on, et see sinnamaani kukub, aga jah, see on nagu, et kui keegi tahab rääkida selle asemel, et keskenduda murule, võiks nagu hakata neid numbreid uurima ja küsida, et okei, how the fuck do we do this? Et nagu see on nagu see koht, kus me võime nagu hakata, kuidas te niimoodi reguleerite. Aga selle asemel on inimesed hakanud seda muru kõrgust endale ette kujutama. Aga Võhkarite kommenteerijad, aitäh, et te kommenteerite, võtsis selle pealt, mida meie rääkisime ja ma tean, et Patreonis need igavad asjad ei olnud meil sees, me rääkisime nendest mingist 4-5 põhiasjast, vaata. Et sellest me ei rääkinud, seega me ei oleme ka süüdi, et te selle peale ei karju. Õhu liikumiskiirus õpperuumides peab olema väiksem kui 0,21 meetrit sekundis. Temperatuuri tõusmisel üle 25 kraadi võib õhu liikumiskiirus olla ka suurem. See tähendab, et ei ole tuult. Õhk seisaks. Ruumide siseõhu aasta keskmine radiooni sisaldus peab olema väiksem kui 200 bekerelli kuupmeetris. Okei, et kui keegi tahab nagu iniseda, siis nagu kogu see sektsioon on minu arvates nagu see koht, kus suhas on issand jumal, mis regulatsioonid. Aga see radoonivärk on praegu väga nagu kuidagi üles tõusnud ja see on nüüd toome jälle siis paralleeli tehasega on samamoodi, et seda radooni peab mõõtma ja peab kontrollima, et varem seda ei olnud. Õpperuumide siseõhu optimaalne suhteline niiskus olgu vahemikus 40-60, talvel võib nädala keskmine suhteline niiskus langeda 25%-ni ja suvel 70%-ni.
ruumide järelkõla kestus võib olla kuni 0,6 sekundit sagedusel 125–2000 hertsi ja koridorides kuni 1,3 sekundit sagedustel 500–2000 hertsi. Minu küsimus on see, et huvitav, kui paljud koolid peavad hakkama tegelema siis heli ja müra summutamisega. Et see on väljaminek, et kindlasti leitakse viis, aga türa need kuradi heli summutavad matid ja sead, millest ma tean, ma olen Viljandis õppinud, need olid seinte peal seal ka. Need ei ole odavad raisk. Aga munakarp on väga hea lahendus. Kui keegi tahab kodus stuudiot teha, siis pange munakarbid seina. Ja kes keegi seda veel teeb? See tundus siuke 90s kind of beat. Ma ei tea, nüüd on see vaht on suhteliselt odav, et kui sa oskad osta õiges kohas seda vahtumisseina panna, et siis see on nagu, aga eks sellel on ka nagu probleemid, et küsimus on nagu see, et heli on ju energia ja kui sa paned selle vahu seina, milleks muutub heli, kas sa tead? Soojuseks. Mis tähendab seda, et see tuba on kohe soojem, kui sa hakkad seda isoleerima nagu heli mõttes, et see on niisugune täitsa huvitav põnev. Vaata, kui sa podcasti teed, on ja ma ei tea, kuidas muusikaga on ja siis Rode, see kuradi pult on nii hea ja korralik mikker ka ja ei ole see mitte midagi vaja, pane lihtsalt lükka arvutisse ja let's go, ei ole mitte midagi tegelikult panna, ühtegi munakarpi ega ühtegi mingit asja. Tean omast käest. Jep. Nii, ja nüüd kõige enam vaidlusi tõotab tuua koolipäeva alguse kohustuslik kellaaeg 9 või hiljem. Kool võib varasem alguse kehtestada hoolekogu nõusolekul, lubab ministeerium, aga nõuab selleks hoolekogu täiendavaid arutelusid ja otsuseid. Võin tuua 10 vastuargumenti, miks kooli algus võiks olla iga kooli või omavalitsuse otsustada, mainis Tapa hariduslegend 35-aastase direktori staažiga Elmu Koppelmann. Teda paneb muretsema reaalsustöö kadumine ministeeriumites. Kas ta neid 10 vastuargumenti tõi ka? Ma arvan, et ei toonud, aga ma tahaks kuulda neid 10 vastuargumenti. See on nagu päriselt ja see ei ole praegu nokkides, vaid arutleme, räägime siis, miks peaks olema see enne 9 või siis kell 8. Aga huvitav, mida see Elmu tegi, et sai hariduslegendi nime? Huvitav, kas hariduslegend. Ta oli 35 aastat tide. Mis tahad öelda, et Eestis ei ole 35 aastat koolides töötavaid õpetajaid? Kas nemad on ka hariduslegendid või tegi mingi Elmu Koppelmann midagi muud? Kindlasti tegi midagi muud ka. Aga jah, teda paneb muretsema reaalsustaju kadumine ministeeriumites, et jälle, mul on niisugune tunne nagu, et iga uuendus eriti veel siis nagu nii vanakooli mehele võib tekitada väga palju selliseid ärevushäireid, paha meelt ja kurbust, et mul on lihtsalt kahju sellest nagu ükskõik, mis toimub Eestis. Ükskõik mis. Not in my backyard on alati nagu põhiasi. Et ei tohi seda ei tohi, seda ei tohi. Nüüd ärge tehke seda, et nagu, kas midagi Eestis midagi rahul ka on või? Ei. Mitte keegi, kunagi ei. Jah. Seal on väga lihtne vastus. Ei, mina olen Eestis tuntud kui see pessimismi legend ja mina ütlen, et ei, ma olen pessimistlik. Aga kui on üks asi, mis ma lihtsalt nagu, ma ropendasin, kui ma seda lugesin. Haridusbürokraatia näitena tõi ta välja, et Tapa gümnaasiumist nõuti lisakraanikausside lisamist sööklasse, sest kokad ei tohtinud käsi pesta seal, kus pesti kartulit. Kuidas on minul on alati see, kui sul on mingi asja vastuargument, siis sa tood alati näite kõige paremast argumendist, mis sul on. Ja kuidas vittu sa tood sellise argumendi, mis on nagu täiesti elementaarne hügieenireegel, on see, et kui sa pesed kuskil käsi, siis sa ei pese seal toitu. Et see on ju see täpselt sama elementaarne kui see, et kui sa tegeled toitlustamisega, see, mis sa kodus teed, jumala pohhui, pane endale käsi pärakusse ja siis katsu enda liha, täiesti pohhui. Aga nagu, kui sa pakud toitlustust, siis sul ei tohi olla samal riiulil näiteks toores sealiha ja küpsetatud sealiha. Türa, need ei tohi isegi ühes sektsioonis olla, nad peavad olema üksteisest eraldatud. Sellepärast, et eksisteerib niisugune asi nagu, mis inglise keeles on cross-contamination, et sa pead, kõik need riskid peavad olema minimaalsed. Sa ei lähe oma sitaseid käsi pesema samasse kraanikaussi, kus pestakse kartuleid. Jaa, see on nagu kõige halvem näide, mis sa saad tuua. Absoluutselt.
ta võib hariduslegend olla, aga ega haridus ei tähenda haritust. Aga sorry, aga lihtsalt näide, et me siin samas ühes lasteaias Eestis just oli, et pooled lasteaialapsed on kodus haiged ja kõht on lahti ja ropsivad. Miks? Sest et kolibakter oli. Kus kohast tuleb kolibakter? Üks hea koht, kus kohast tuleb kolibakter on väljaheide. Et küsimus on selles, et kuidas, et sisuliselt kõik, kes koolis sõid, nendest pooled jäid haigeks. Ja kuidas kolibakter levib, ongi see, kui näiteks see on bakter on su käte peal ja sa lähed pesed seda kraanikausis, kus pestakse kartuleid. Fucking hell. Kõige parem näide. Thanks, Elmu. Kursi Elmu risk. Aga rääkides siis kõhulahtisusest, siis siin Ülenurmel toimuvad ka hirmsad asjad. Ja ma ei ole julgenud su käest küsida, et kuidas sul minul läheb väga hästi ja Tomil läheb ka hästi. Aga Lemme oli siis laupäev vastu pühapäeva öö otsa oksendas, nagu päriselt. Ja täna öösel siis, ehk siis pühapäevas esmaspäeva oksendas Mällu. Et nemad on omadega pikali maas praegu, aga õnneks mis iganes asiga siin ei toimu, on selline hästi lühikese ajaline, et see on selline üks päev on väga halb ja siis teisel päeval on juba nagu enam-vähem fine. Ja. Aga siin nagu... Keedate vett siis või? Ei, me joome praegu tegelikult ainult pudeli vett. Okay. Aga ma nagu ei kujuta ette, kus see nagu siis tuli, aga ma tean, et siin meie teistes boksides on olnud samamoodi ja kõikid on täpselt sama nagu loogika, et mingi aeg on halb, ongi 5 tundi ja oksendab inimene, läheb lolliks ära ja siis nagu hakkab nagu parem järgmine päev on chill kõikjale. Vaatan, kas see minuni ja minu arvsele pojale ka jõuab. See tundub nagu niimoodi, et Andy ka teeb podcasti siis, ei, et minul on kõik ja teeb üma rahuliku podcast. No ma ütlesin Lemmele ka, et oluline on praegu see, et ma saaks saate ära teha ja siis ma võin selle ühe päeva pikali olla öökida, aga ma loodan, et siis on ainult ühest otsast, et kas ühest või teisest, mitte mõlemast, sellepärast, et siis ma küll tahaksin surra. Mina loodan, et mina oleks ikka lootnud mõnusat ehedat võhkerit episoodi, kus kohas on lihtsalt Andy teeb saadet, Amber on kõrval ja siis et ropsib vahepeal. Et nii ja siis Helmut ütleb, et ja siis lihtsalt paneb. See oleks fun. Me hiljuti tegime ühe episoodi, kus ma köhisin vaata terve aeg. Ja. Et lihtsalt see saade on nii oluline, et saade tuleb ära teha, siis ma võin haigeks jääda. Okei. Aga lähme edasi. Kontrollimise teemal jätkas Viru-Nigula valla vastakooli direktor Silva Kiili. Oota, sa ei öelnud, Koppelmanni hämmastab, kuidas suudetakse iga asi Eestis üle võlli keerata, ütlesid või? Ei öelnud, jah. Ja siis algul leitakse ülesanne, siis kontrollija ja siis ka kontrollija, aga koolis puuduvad samal ajal õpetajad. Kuidas see siia puutub? No, kontroll, ma ei tea, keegi ei otsi seda, aga no, et ühesõnaga, kuidas on võimalik öelda, et aetakse asi üle võlli ja siis ajad ise asja kohe üle võlli ja üle võlli ajavad kõik need kriitikud, kes tulevad mulle kommentaariumisse rääkima seda, et kutsume ametnikku siis muru kõrgust mõõtma. What are you fucking talking about? Ei ole nii. Aga kui ongi, mis siis on üks kontrollija. Kontrollijat on palju lihtsam koolitada kui õpetajat. Õpetajad käivad mitu aastat, eks ole, ja keegi taha veel õpetajaks minna, muidugi on õpetajaid vähem, aga kontrollijat on palju lihtsam leida. Jah, lähed kooli juurde, võtad joonlaua, lükkad, vaatad, kui kõrge on, kui on üle 5 sentimeetri, siis kirjutad vadevale, vadeva esitab kaebuse. Ega saaks minna niimoodi lihtsalt teed, paned mingisuguse ülikonna selga või noh, ma ei tea, kuidas sellised ametnikud käivad ringi. Siis lähedki sinna Google mingi kooli juurde, võib-olla vihkad lapsepõlles seda kooli, mida iganes, lähed seal mõõdad murutarga näoga, siis lähed kõnnid sisse, tere, mina olen sealt firmast, ta ei näita mingist asja, siis ütled, et tulin auditit tegema, aga kuna see on teie esimene eksimine, siis pääsete 500 eurose trahviga, mille saate kohe mulle sulad ära maksta, vaata. Saate kergelt praegu minema. Ma ei pane mitte kuhugile seda kirja, et on ja hästi nagu veenvalt niimoodi. Näitena sina kindlasti mängiksid välja selle, sa mängid igasuguseid tüüpe, vaata. Ja. See nagu, veits nagu näites, lihtsalt ütlen, kõik teavad seda, see on reguleeritud, seda ei tohi teha, kõik teavad seda, kõigil on see kokkupuude olemas sellega, kellel on olnud analoogne olukord, minnakse kuskil auto ülevaatust tegema, siis ülevaatus on see, et ülevaatus tehakse ära, pannakse kirja, mis on puudused, on ju.
kõikides kohtades on see asi, kuule, et sa ei saa praegu läbi, et kas ma panen kirja selle või mitte. Kõikides kohtades, kus ma olen käinud, on see variant. Kõikides. And I've been to many places. Et on see, et kuule, ma ei pane praegu kirja äkki, et siis nagu, mis tähendab seda, et autodel mingid miinused ei kajastu üldse nagu, nagu dokumentatsioonis. See on huvitav, sest minul oli sellist situatsiooni olnud ja mul on üks kord olnud see, kus ma ei saanud mingil põhjusel, vähemalt mis see oli. Tean küll, mis see oli. See oli Volkswagen Scirocco oli mul ja tal olid laiemad refid, kui oleks tohtinud olla. Vaat see oli loll regulatsioon. See võeti mingi hiljem, võeti see maha ära, et enam ei ole sellist asja. Ja ei lastud läbi, boom. Ja. Nüüd on niimoodi, et kui sul on laiemad refid, siis sulle ülevaatusel öeldakse, et ref on liiga lai, et nagu kuule. Ja siis, mis ma tegin? Siis ma lihtsalt ütlesin, okei, aitäh teile. Helistasin oma autotöökotta, küsin, kas teil on mingisuguseid refe ja mingid, neid kuradi velgesid. Ja ikka saab kolmaks korra panna. Sõitsin sinna, lasin tõk-tõk alla panna siis ja sõitsin siis tunni aja pärast, sõitsin tagasi sinna ja siis lasti üle ära. Sain autogrammi alla, sõitsin uuesti auto sinna, panin oma refid tagasi alla ja sõitsin hästi edasi. Kas sa maksid mõlema korra eest või? Kas see ei ole mitte nii, kui sa ükskord käid, siis teine kord on ka tasuta, jah? Jaa, on küll. Aga mul tuli see ka meelde, et kui ma Scirocco ostsin, siis tal olid kõrval nagu kõrvalistujate peeglid. Ja need olid natuke tumedama kilega, kui oleks tohtinud olla. See tüüp, kes see müüs mulle, ta oli paugupilvad, veidi oli pimedama. Ja see oli põhimõtteliselt alav, see ei olnud vist esimene sõit, aga mingi teine või kolmas sõit oli. Ma sõitsin sealt kuskilt sealt ringi ja siis politsei peatsime kinni ja ütles, et tumedad ei ole need. Mina ei tea. Ja siis ütles, et võta maha see kile. Ma ütlesin, ma kodus võtan. Ei, võta maha see kile. No ja siis ma tulin autost välja ja siis tõmbasin seda kilet vahas, et selle akra pealt ta tuligi niimoodi nagu, aga tuli raskelt. Tõmbasin ühe ära, et ei, teine ka. Kõrval. Ja terve aja seisid, vaatasid, kuidas ma kilet ära tõmbasin. Seda ma olin selle unustanud. Ma olin selle praegu täiesti ära unustanud, mul praegu see meelde lihtsalt nagu. Ja see oli kindlasti, kurat, küll see auto ei näe üldse nii äge välja, kurat, oli mõnusad, kuradi pimedad olid need aknad. Minul oli niimoodi, et mina käisin oma Jaarisega ülevaatusel ja mul oli ülevaatusel selline moment, kus kohas mul olid mõlemad laternad näitasid, esituled näitasid liiga alla. Ja siis ta vaatas, et tulesid, võttis kruvikeera ja keeris ise paika. Kõik ja, aga see on hästi tore, kui ongi, et kõik ei tea ju täpselt, kuidas nad peavad olema, kui nad saavad selle teha natuke liigutada paika, see on ju tore ju. Jaa, põhimõtteliselt küll. Väga huvitav, kuhu me selle jutuga jõudsime, et me tegime. Cool. Aga lähme siis uuesti sinna Viru-Nigula valla vastakooli, mille direktor on Silva Kiili, kes võiks tegelikult olla Kiilis minu arust direktor. See on nagu mingi haridustegelane, kelle nimi on Kunda Tire. Siis ma mõtlesin, miks ta võiks Kundas olla koolidirektor, Kunda Tire. Ja Silva Kiili räägib siis seda, et eelmisel õppeaastal käisid nende kooli kontrollimas nii Tervisekaitseamet kui ka Tööinspektsioon. Tervisekaitseameti nõudel osteti igasse klassi termomeetrid. Kui temperatuur kõigub ja meie vanas majas võib see kõikuda mitu korda päevas, siis siis koju me õpilasi ei saada, vaid palume neil vastavalt riietuda, toob direktor näite talupoja mõistusest. Mis puudub nõudesse, klassi õhus peab olema CO2 alla 1000 miljondik osa, siis me avame aknad ja loodame, et see aitab. Peakski aitama. Ja. Et mulle meeldib nagu see, et toimub nagu mingisugune kriitika nende nõueti pihta, aga nagu see ongi, jah, kui sul on süsihappegasi liiga palju, seda akna lahti, probably helps. Et nagu selles mõttes talupoja mõistus ongi tegelikult, et see mõni asi kõlab oluliselt hullemini, kui ta tegelikult on, inimesed saavad valesti aru. Nagu näiteks see, et kas me palkame ametniku muru kõrgust, nagu see näitab väga hästi ära, et inimene kodus mõtleb natukene üle. Kui sa tegid siin Kiili nalja, et siis nagu Koik ja Koigi on ka olemas, vaata siuke koht. Jaa. See ongi tegelikult, mul on Eesti Vabariigi valitsusega, ma üritan saada toetust, et sinna elama minna. Tahaksid olla Märt Koigi linnapea või? Jah, Koigis.
Ja veel, meie põrand on klassides erinev, ei oska öelda, palju ta läigib, aga Tervisekaitseametnik viitas hoopis lõhnadele põrandalaudade vahel, kuhu võib koguneda ohtlik hallitus. Mis on tõsi, võibki, aga lihtsalt mul on elav ettekujutus sellest, et Tervisekaitseametnik viskas klassist kõhuli ja nuusutas põrandat. That's fucking funny. Või siis sa võid ka teistmoodi lugeda seda. Tervisekaitseametnik viitas hoopis lõhedele põrandalaudade vahel. See on mingid lõhed on seal, nagu need kalad. Hehe. Aga jah, et mulle väga meeldib selles mõttes selle Silva, oli Silva see, kes seda rääkis. Sellisest ausus, et meil ongi probleem, et ta täitis sellele ja tegelikult ja siis nad peavad seda bürokraatiaks. Tere, see on jumal normaalne asi. Võib ka koguneda hallitus. Et tegelikult selles mõttes, kui sul on kui on ohtlik hallitus, siis tegelikult nagu hallitus on tegelikult ka see ei ole hea, kui sul on ruumis hallitus. See on nagu, that's fucking bad. Et sellega on vaja tegeleda. Ja määrus ei toeta koolielu korraldust, vaid pigem kitsendavaid tingimusi kohustusi, mis ei arvesta kooli eripäraga, võtab MTÜ Järvamaa koolijuhid juht Kersti Kivisoo kokku mitmete kolleegide arvamuse. Milleks reguleerida seda, mida pole vaja reguleerida? Eesti tugevuseks on peetud koolide omanäolisust, autonoomiat, piirkonna eripäradest lähtumist ning see võiks ka nii jääda. Näiteks meie kooli eripära on see, et meil ei ole ventilatsiooni ja meil saab õhk otsa 45 minuti jooksul. Ja see on meie kooli eripära. Meilt näiteks tulevad kõik, meilt minnakse tavaliselt edasi teistesse koolidesse. Meil on siin need õpilased nüüd, jah, need tagumised seal, neil on aegahjustus juba. Aga need siin 2 esimest, nemad lähevad Kaagverre. Et meil on siin täitsa olemas programm neile ja kõik. No ma ei ole ekspert, on ju. No shit, on ju. Aga nagu ei ole võib-olla kuulnud või ei ole nagu nii palju uurinud, aga et ma ei ole kunagi kuulnud. Mitte kunagi, et küsitakse, tell me something about Estonia. What is your strongest asjad seal? No Eesti tugevus... every school is very original. We have original schools. We have moldy schools and old Eesti tugevuseks ongi peetud koolide omanäolisest autonoomiat piirkonna eripäradest lähtumist. Ei võiks ka nii jääda. Nagu, kes see ütles seda? Kust see tuli see jutt? Jah, Alar Karis pidas kõnet. Eesti tugevuseks on peetud ikkagi seda... Kes see peab? Et meil Järvamaal on kool, mille põrand hallitab. See on väga ainulaadne. See on omanäoline ja see annab inimestele aimdust sellest, kui omanäoline võib-olla iga Eestimaa nurk. Meil Koigis on üks kool, kus on muru on, mitte ei ole enam muru, ta on hein, ta on põhimõtteliselt kooli kõrgune. Väga omapärane. Ja meil on muru hästi pikk. Jah. Kõikidel lastel on puhid mingil põhjusel. Me ei tea, miks. Ja siis ka seda, et rõhutab, et kooli juhtkond ja hoolekogu koostöös koolipidajaga peaks ise saama otsustada, mis on parim oma piirkonna õpilasele. Miks eeldatakse, et koolipidaja ei saa hakkama kooli ümbruses muru niitmisega, toob ta esile määruse absurdsuse. Ma ei saa sellest aru, miks selle, see nüüd jälle, miks eeldatakse, et koolipidaja ei saa hakkama kooli ümbruses muru niitmisega? Kus kohas oli kirjas, kus see kirjas oli? Määrus lihtsalt ütleb seda, et niitke muru. Tõenäoliselt kõik juba niidate, aga et teeme nagu, et see peab olema niidatud. Niitke muru. Keegi ei ole öelnud, et sa ei saa hakkama. Kas sa niitsid enne? Väga tubli. Et kas nüüd on mitu kooli, ma tahaks tegelikult teha, mitu kooli on, et japa, kollad peab hakkama muru ka veel niitma. Türa küll, meil lapsed käivad, tulevad, teevad matšeetega endal tee lahti iga hommik, väga normaalne on. Meil ei ole nagu, et nagu tõenäoliselt on kõigi lihtsalt vaatavad määrusele otsa, normaalne kooli, et vaatab määrusele otsa, et et ei komistaks, me niidame muru pohhui. Mina isiklikult loodan, et kõik need uued asjad on ikkagi seotud sellega, et on mingite probleemide lahendamisega tegeletakse. Just, jah. Ja seetõttu on sama ka see, et ju siis on mingisugused koolid, kus ongi need matšeete asjad, eks ole, et ei tea, mul on raske mõista ka, et miks nagu need nii närvi lähevad, kelle kõik korras on, et mida sa kused selle pärast? Kõik chill ja siin on muru on niidetud. Või siis nagu see ärritabki nii jäle. Või see on nagu see, et see on täpselt selline olukord. Sul on kõrvuti on 5 maja ja 5 majast ühes lihtsalt on inimene, kes kaminas, igas majas on kamin. Ja ühes majas nüüd inimene paneb konstantselt oma raamaturiiuli kaminale hästi lähedale. Ja samal ajal ladustab muid oma lemmik pabermängu asju, mis tal on kamina ette.
ja siis see maja läheb põlema. Ja siis tuletatakse tervele naabruskonnale meelde seda, et kuulge, et kamina lähedusse, ärge nagu pange väga palju asju, mis võivad põlema minna, eriti veel vähem kamina ette, eks ole, lihtsalt meeldetuletus. Ja siis teised majaomanikud, kelle seda probleemi ei ole, on jumala solvunud nagu, miks te eeldate, et ma ei tule selle peale ise nagu, jää vait, kui sa tunned, et see sind ei puuduta, siis järelikult ei puuduta, või see on täpselt samamoodi nagu, ma ei saa aru, miks mehed arvavad, et on normaalne lihtsalt naisi käperdada ja siis on jälle mingi mees solvunud, mis mõttes te arvate, et kõik mehed tegelikult ei öeldud seda, see oli üldistus, sellepärast, et mehed üldiselt on need, kes nagu, et ühesõnaga see on jälle nagu see, inimene tunneb ennast puudutatuna, siis see käis minu pihta, sest et inimene tunneb ennast ära, palun koristan ta kaminast paber ära. Jah, sellest põlengutest rääkides, siis ma kunagi rääkisin sulle, et siin kandis kuskil on üks maja, mis on nagu nii õudne, eks ole, et miks seda keegi ära ei korista, miks linn midagi ei tee, kõik on nii õudne, on ju. Ja nagu ma Lemme käest teada sain, siis see eelmine nädal põles see maja. Ja siis see ei olnud viimane kord või esimene kord, kui see maja põles, vaid mõni aeg tagasi uuesti põles see maja. Et nagu, ma nagu lihtsalt ma ei saa aru sellest, et kelle iganes majas on do something. Ja ei, ta lihtsalt on seal, mädaneb putsis, kõik on keegi muru ei niida, maja on kole, kõik on nagu hundilaut ja kuradi põleb ka nüüd iga kuradi paari kuud ajanud. Ja see nagu, mul tuletab seda meelde, kui Tallinna Loomaaia juures mul isal varastati Audi 80 ära. Ja politsei tuli kohale ja siis ütles mu isale asja, mis on nagu siiamaani kummitab mind. Et ei jah, siit varastatakse autosid väga palju. Kuule, kallis mees, mine vittu, päriselt, mis asja? Siin varastatakse autosid väga palju. Fucking do something, maybe. Et nagu lihtsalt täiesti absurdne. Kuidagi nagu jälle see, et noh, et aha, okei, selge. Tehke siis midagi või nagu, aga ja küll, lähme järgmise kooli juurde. Tõstama keskkooli direktor Toomas Mitt arutas, kas ministeeriumil on spetsiaalselt Kalevi alla pandud veel selliseid jabureid dokumente, et kriitilisel ajal palju põletavatelt probleemidelt tuli pealt ära saada. Viskama ka murupikkuse teema määrus ette ja lükkama ümber palju põletavaid küsimusi areenilt. Täiesti arusaamatu, milles, et jälle see murupikkus. Mitte kuskil ei ole reglementeeritud seda fucking murupikkust. Palun minge perse. Aga okei. Ta rõhutab. Toomas Mitt välja näeb. Ta rõhutab. See kõlas praegu nii halvasti, et nii nüüd hakkame võtma ta välimuse kallal. Aga Toomas rõhutab, mind üllatab, et ministeeriumites ollakse valmis paika timmima kooliõue murupikkust, mida ei ole tehtud, kusjuures see on täielik fucking vale. Ja seda kui matt on kooliseinade värv, kuid ei võeta seisukohta isiklike nutivahendite kasutamise osas. Jah, võt see nüüd huvitav. Mis asjad siis on? Üks inimene ütleb seda, et seda võiks ikka koolipere ise otsustada ja siis teine ütleb, et ei, tegelikult riik võiks otsustada, aga neid asju, mis mulle ei meeldi. Et siin on lihtsalt, see artikkel on selles mõttes väga hästi õnnestunud. Penti sõnul seavad teised riigid nutivahenditele järjest rangemaid piiranguid, aga meie mõõdame süsihappegaase osakesi miljoni kohta. Aga see, et ongi, et minu küsimus kohe on selles, kui see punkt oleks sees olnud. Kas mure oleks väiksem? Et kui seal oleks kõik asjad, murupikkus, miljoni osakesed, nutitelefonid on keelatud, on üks telefon, kus mündiga saab helistada emale isale ja 8 tunni telefoni kätte ei saa. Kas see oleks fine? Siis oleks nagu vähemalt Toomas Mitil oleks fine, kui Toomas Mitt on 60 aastane lihtsalt infoks. Ja teine asi, ma tahaks lihtsalt rõhutada seda ka, kui sa võtad nagu, siin on kõik need nõuded asjad on kooli territooriumil nagu kooli valduses, mis asi toimub. Nutiseadmete kasutamine, aga siis sa tegeled teise inimese eraomandiga, see on juba a separate thing. Ma kujutan ette, kui me hakkaks seda reglementeerima, see peaks olema nii täpselt paika pandud. Mis saab siis, kui õpilase telefon läheb millegi pärast kuskilt kaduma? Minge perse. Koolil on siuke perse majas, kui siuke asi peaks juhtuma, aga ei, ühesõnaga, tähendab, siin on nagu seal on üks seesama tüüp, kes seda muru mõõdab, see on hommikul, on mingisugune karp on käes, kõik inimesed panevad ka oma telefonid sinna ja tema vastutab kõige eest. Kui midagi läheb kaduma, siis lastakse lahti. Kogu lugu. Väga lihtne. Tüübi kätte, tüüp hoiab need enda käes, valvab. Telefoni kätte ei saa. Ja nüüd, et ei oleks veel
viimane lõik ja see viimane lõik on konkreetselt aatompomm. Täielik aatompomm. See on kõige parem asi. Haridusministeerium otsustas, you know what, kõik kriitikud sööge mu sitta ja otsustas lihtsalt troppida nagu kõige parem asja üldse ja see on see. Uued nõuded hakkavad kehtima uutele õppehoonetele, rõhutab ministeerium, et pole põhjust liigselt muretseda ning täiendab, et olemasolevate koolihoonete puhul muudatused lausaliselt ei rakendu. See annab koolipidajatele arendajatele ülemineku aja kuni 1. septembrini 2030. Ehk saab selleks muru paika? Äkki te selleks ajaks saate oma muru niidetud, tõesti. Ja kui ei saa, siis tasub ikka endale otsa vaadata, kas on mõtet seda kooli pidada, kui te ei saa fucking muru niidetud. Kogu see asi ongi nii naljakas, et kõik tõmblevad, et hallitus ja meil on maja ongi kuradi külm ja kuradi meil ongi nii ja naa ja tegelikult on nii, et see käib uutele õppehoonetele. Ja nagu lihtsalt, ma tahan nagu, see on nii oluline. See artikkel, see lause, iga asi suudetakse Eestis üle võlli keerata, absoluutselt, ja see käib peaasjalikult selle eelnõu kriitikute kohta. Jah. Mulle meeldib Kersti Kivisoo, et ta on MTÜ Järvamaa koolijuhid juht. Ja. Ta juhib juhte. Välja arvatud üks juht, keda ta ei juhi. Ja, sest tema juhib kogu running the shit. Just. Ja. Aga nüüd on aeg võtta Andresel välja oma iPhone, mille ta peab varsti endale uuestama, sest aku lihtsalt ei pea. Aga... Kas ma nüüd vihastan? Kas sa vihastad? Jep, vist küll. Kuuleme kõigepealt klipi ja siis vihastame. Inimesel tekib näiteks, ma ei tea, 6-aastasena kõhuvähk. Kas ta siis on selle ise valinud endale? No nii palju, kui ma nagu neid asju olen nagu uurinud ja rääkinud inimestega, kes nagu vaimselt on palju teadlikumad kui mina on ju, siis jah. Kuna inimene tahab seda kogemust saada, me sünnime selleks, et saada kogemusi, uusi kogemusi. No väga raske on uskuda, et keegi tahaks 6-aastaselt ära surra. Aga ta tahab seda kogemust. Tema hing tahab seda kogemust. Miks raske? Miks raske? Püha jumal. Kus kohas sellised inimesed tulevad? See on siis jah, Eesti ESO podcast. Kristiina Merimaa ütles selle mõtte välja ja ma lasen ühe mõtte veel ja siis ehk arutame, mis meil hinges on. See on hästi filosoofiline küsimus, et kas siis üldse on olemas vaba tahe põhimõtteliselt, et kui sina sõidad autoga, sina teed endast kõik, et sa ei sõidaks välja, sa ei sõidaks kellele teisele sisse, aga keegi teine, mingi hull joob ennast täis ja sõidab sulle sisse, siis see on just kui tundub, et see on ju täiesti väline faktor. Aga sa ise oled selle valinud endale. Ja, nii on. Ja need avariid juhtuvadki tihti peale, mul on nagu tuttavatel olnud need avariisid ja ma alati küsin, kas sa tead, miks see juhtus siin elus, aga inimesed üldse ei mõtle lihtsalt sellepärast, et see juht ei näinud, et mina tulen. No mis mõttes? Et mingi inimesel on elus midagi valesti. Sellepärast juhtuvad need avariid, et nüüd peatu, nüüd muuda midagi oma elus nüüd lõppude lõpuks. Et see on nagu märk. Tee midagi. Kuidas ma saan oma elus midagi muuta, kui vaba tahet ei ole olemas? See on nagu, see jutt on nii ajuvaba, et nagu see, et kui keegi sõidab mulle rakettkurat külje pealt sisse, siis olen ma selle ise endale valinud, et see on see koht, kus sa nüüd sa peaksid muutma. Wait a minute. Kuidas ma saan muuta, kui meil on just see küsimus, kas vaba tahe üldse olemas on? Mida ma siis muudan siin? See on täiesti absurdne. Ja kui ma muudan siis meelt ja muudan midagi enda elus, siis kas ma tegelikult muudan või kui mul ei ole vaba tahet, et noh, see on lihtsalt see, et see on see kuradi esoteeriline huinja, mis on täiesti loogika vaba. 6-aastane laps põeb vähki, sest et tema hing tahab suremise kogemust. Tema tahab seda kogemust, jah. Holy shit, täiesti haige. Ja see Kristiina Merimaa täiesti soe. See kõige rõvedamaks teeb selle asja selle, et tema CV 2025 läbisin ohvriabi kursuse ning liitusin vabatahtlikuna Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna, kus pakun emotsionaalselt tugi vaimse tervise veebinõustamisel. Saad aru, see fucking more, see fucking värdjat juttu ajab inimene
on ohvriabis. Tuleb siis üks 6-aastane laps saab surma. Tal oli vähk. Tuleb sinna Kristiinaga rääkima. Kristiina naeratab talle ja ütleb, et kõik on hästi, see pidigi nii minema. Su laps ise tahtis endale seda kogemust. Tema ise valis selle. Ise valis. Kõik on korras. Ära murret, see sünnib uuesti kunagi kuskil. Ja sinu hing tahtis lapse suremise kogemust. Just. Lol, kekk, fucking kekk. Nii lähme eluga edasi. Järgmine palun. See on küll, et kui siin muidu on ikka rämer. Kui inimesed tegelevad mingi oma sitaga oma kohtades, eks ole, kuskil, et minu jaoks on see juba karm, aga see ongi mingi päriselt olemas ohvriabi kursus ja päriselt ka Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonnaga. Et Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond, tehke midagi, get rid of that kohutav inimene, aga lisaks on muide Kristiinaga rõõmumeister. 2022. aasta alguses ta liitus Sojus Mudrajaga, kus ta on rõõmumeister. See on küll, jah, see jutt küll viitab, et ta on rõõmumeister. Ja 2017 õppis enesearengu teejuhiks. Et jälle mingid asjad, enesearengu teejuht, rõõmumeister. Aga ma tahan sulle rääkida, mis ma ütlesin, et Sojus, mis see on? Sojus Mudraja on õpetaja Udraja, üles tõusnud meistri Elmoria ja Marina Iverova ühislooming. Sojus Mudraja ühendab endas inimesi erinevatest soost, rahvustest, vanustest, religioonist ja usust. See on koht, kus saad õppida kuulama oma hinge, avardada oma inimvõimete piire ja osaleda valgustöödes. Ja lisaks on ta ka Reiki meister. Reikiga, aga nagu täis. The whole shebang. Väga hea. Mis me sellisega teeme siis, Ma ei tea, mõtlen radikaalsemaid mõtteid praegu. Kuradi ei meeldi. Ei meeldi. Ja ma olen siin kuulnud, märganud, et Eesti ESO kohta nagu on palju küsimusi inimestel, et kas Eesti ESO teeb õiget asja, kutsudes vaata erinevaid inimesi rääkima oma tõdesid. Hiljuti oli siin Tarmo Urb ja nüüd oli siis see Moor ja kunagi oli see ajuloputus, vaata, mõned tollest hetkest hakati küsima, et kas ta teeb nagu, kas on nagu õige neile platvormi anda. Mis sa arvad? Ma ei tea, see kahe otsaga asi. See on Õhtulehe projekt praegu. Ja, siis ma mõnes mõttes nagu tunnen seda, et kas see on, et ta toob nagu valgust nendele asjadele, teisalt ta nagu annab neile platvormi, ma võib-olla tahaks natuke kriitilisemat platvormi võib-olla või iseenesest nagu, et mul on raske uskuda, et nagu 6-aastane laps tahab vähki on ja see on väga õige nagu, aga ma tahaks nagu rohkem vastu vaielda või nagu vastupanu pakkuda, aga jah, see on, ma ei tea. See saatejuht on see huvitav tegelane. Ta kuidagi on mulle jätnud alati hästi kuidagi ebameeldiva mulje, aga ta teeb oma tööd selles mõttes nagu väga hästi, et ta on nagu väga hea intervjueerija, et ta suudab lühikese aja jooksul, ta suudab inimesi avada päris selliste veidrate kohtade pealt ja panna nad rääkima, et Kris Kala võib 3 tundi mingit inimest mudida seal, ta ei saa mitte munnigi. Ta lihtsalt kuulab seal ja jälle noogutab kaasa aga see, et ta suudab kuidagi inimesi nagu panna rääkima asjadest ja ta kunagi nagu ei tšaatši, mis ongi nagu hästi huvitav, et tavaliselt ongi see Taavet Kase, ta enamasti ei tšaatši, et seekord ta nagu isegi andis nagu märku, et tal on väga raske mõista seda. Et selles mõttes ma tahaks öelda, et ta teeb nagu head tööd intervjueerijana. Ja kui tuleks minu käest küsida näiteks, et kas on okei selliseid inimesi kutsuda, siis ma olen selles mõttes sinuga nõus, et nagu mina hea meelega räägiks sellist inimestega, kui see minu podcast oleks, ma kutsuks ka selliseid inimesi, kes nagu ei vasta minu mõtetele või mis iganes on. Ja ma küsiks ka kriitilisemalt selles mõttes. Ma teeks hästi selle eeltöö ära, eks ole, et ma oleks nagu valmis selles mõttes. Et seda tema ei tee, mis on tema kuidagi see bränd on. Aga samas teistmoodi me ei saa ju kuidagi nagu reguleerida seda. Ja kui ma võtan seda nagu Õhtulehe koha pealt, siis Õhtuleht on ju meil tuntud esoteerika armastaja. Jah. See on kõik meediamajades on, sest et see on pop ja siis nagu see on kapitalismi probleem, et toob klikke ja vaatamisi ja nagu tasub nagu teha, inimesi huvitab. Aga mul nagu nii raske tegelikult inimest nagu ennast mõista, et nagu ta on usalda universumit, mõtles Kristiina jälle, usalda universumit, kõik mis toimub nii ta.
tahame saada seda kogemust, ma ei tea, ta lasti kuskilt töölt, ta oli mingisugune pangateller või keegi ta lasti sealt või ta läks ise ära, mida iganes, keegi rääkis temast halba, mingid värgid, särgid, ta tegelikult rääkis kõigest sellest asjast hästi niimoodi nagu butthurtilt, et ta on nagu, ei, ma läks kunagi panka tagasi ja et lõpus ikka ütleb, ei, ma tegelikult nagu, see kõik on väga hästi, et nii läks just, et mul oli seda kogemust vaja, ma tahtsin seda kogemust ja mingi sellist asjad nagu, et jälle teistpidi jube lihtne on see elu, et ikka me jõuame vaatasin samma tagasi, jube lihtne on asi ja sellised asju nagu juhuseid ei ole olemas. Ei ole olemas sellist asja, et ma päriselt näpin telefoni autos ja sõidan ja ei näe mingit autot või inimest ja sõidan otsa sinna. Tead, ma ise tellisin selle endale tegelikult, tead seal, siis kui ma beebi olin või enne sündi juba, ma tellisin selle hetke ise. Jah, et no, see on nagu see vabatahti küsimus, et on suitsiidne autojuht, kes on võtnud endale otsuse, et ma sõidan ühele autole, üldiselt tekitan ise laupkokkupõrke. Ja mina sõidan selle tee peale ja mina osutun selleks autoks, kelle ta otsustab otsa sõita. Ja siis tekib nagu küsimus, et tema võttis selle otsuse vastu ise, see oli tema valik ja mina mitte. Aga kuidagi nagu see oli minu valik ja siis nagu see mõte on nagu siis selles, et universum juhatas meie teed kokku, et mina saaks midagi, mida ma otsin apparently ja siis, et see inimene saaks kokku ja siis tekibki nagu see küsimus, et ühesõnaga siis tegelikult vaba tahet ei eksisteeri, aga kui me elame maailmas, kus vaba tahet ei eksisteeri, siis selles maailmas, selles süsteemis me ei saa rääkida sellest, et ma nüüd võtan seda märgina ja teen oma elus mingisuguse muudatuse, sest et see muudatus oli ette määratud sellisel juhul, et ma tegelikult ei tee muudatust oma elus, vaid ma lähen seda ettekäidud rada, et see on nagu naljakas, et need pseudointellektuaalsed idioodid, kes pushivad mingisugust universum ei usalda seda, need inimesed ei mõtle nagu selle peale, et universumi välja valitud tee ja vaba siis oma vabade valikute mitte eksisteerimine, siis neil on selles loogikas on see auk sees, et kui sa siis korrigeerid oma mingit käitumist või asja, siis sa tegelikult ei tee seda ise, see on ette määratud juba, et see on absurdne ja see näitab minu arust kogu selle loogika meeletut nõrkust ja nõdra meelsust. Pedofiile vahele vaata mingisuguse hirmsate tegudega. See on minu tee, mina ei valinud seda. Jah. Ma tahtsin lihtsalt teada, mu hing tahtis seda kogemust. Ja, juba enne seda, kui ma nagu sündisin tegelikult. Ja ohvriga täpselt sama asi. Ma tahan, et nagu, see on hea, et 6-aastane laps. Et selles mõttes, ongi, kui mina intervjueeriks seda inimest, siis ma esitaks selle sama küsimuses, et ta hing tahtis seda kogemust. Okei, 6-aastane laps, keda tema ma ei tea, lähisugulane kasutab seksuaalselt ära, kas tema hing ka tahtis seda kogemust. Ja see on see koht, kus ma arvan, et ta hakkaks vingerdama, sest et see on liiga ebamugav on ta lööda selle asja peale jah. Muidugi ma tunnistan, see on suht crazy, et ta vähi peale ja jah ütles, aga see on nagu see koht, kus kohas, et okei, aga toome analoogse, kas see on ka siis see, et 6-aastase lapse hing tahtis seda väärkohtamise kogemust saada. Kus putsis ta uurib seda? Ta ütles, et tema, nii palju kui tema on uurinud ja targematelt õpetajatelt teada saanud, kus see, igatahes üks asi on veel, et ta hakkas enesearengu tööjuhiks Anatoli Nekrassovi akadeemias ja siis hiljem ta töötas veel enesearengu juhina, teejuhina ja koolitajana samamoodi Anatoli Nekrassovi akadeemias. Et tundub, et Anatoli Nekrassovi akadeemias äkki siis saab sellist informatsiooni või kes on need targemad inimesed, kes sellist juttu räägib, kus nad teavad seda, kus nad võtavad seda? Märdina küsimus üldse, ma ise ka vahepeal selles mõttes. Tegelikult, sa oled mind mõjutanud selle koha pealt. Et see sama, et kas hing on olemas, vaata. Et ma mingil hetkel olin nagu sa kindel, et nagu on, aga nüüd aja jooksul, eriti raamatut kirjutades, nagu mul on ka küsimus, et kas hing on olemas. No, ei ole, aga ei, tegele sellega, mõtle. Ma võtsin mingit targema, näed, see ikka targem inimene siis. Aga ongi vaata, aga lõpuks tuleb välja, et hing on olemas ja sina olid loll, mina lihtsalt usaldasin enda jaoks targemat inimest, kes see tegelikult debiilik oli. Ja nüüd tuleb, nagu Kristiinaga võib samamoodi olla, võib-olla Kristiina Merimaa on samasugune ohver,
Jaa, ta absoluutselt. võib olla ohver, eks ta on nii kuradi brainwashed, sellepärast, et see mingisugune kuradi manipulaator, kuradi sektijuht, kes iganes huudab fuck. See oli ja räägib siukest sitta, nüüd ta käib ja siis nagu räägib sellest. Kiidab, aga see ongi see küsimus, et tegelikult mida nagu lõpuks ikkagi nagu nagu see asi taandub nagu sellele tasemele, et kus sa esitad küsimused, aga sa oled täiskasvanud inimene ja sa istud laua taga ja keegi küsib, et kas 6-aastane laps, kes sureb vähki, et kas see on siis asi, mida ta ise tahtis. Ja sa võtad selle hetke ja sa vastad jaatavalt, siis võib-olla on väga tõsine nagu sisekaemuse moment võiks kui inimesel ka nagu tekkida. Sest et tavaliselt nagu on niimoodi, et näiteks see on ka asi, mida mina nagu debati kontekstis teen, on see, et ma toon hüpoteetilise nagu näite mingisugusest asjad. Toon hüpoteetilise näite. Ja kui inimene hüpoteetilisele näitele ei taha nagu vastata, siis reeglina see on sellepärast, et see kõigutab tema arusaama või tema seisukohta. See paneb selle kõikuma ja siis ta ei taha sellele küsimusele vastata ja ta üritab vestlusest nagu eemale nagu ronida. See on tavaliselt see, miks hüpoteetilisi seisukohti nagu välja pakkuda või sellised olukordi on see, et see on selle jaoks, et nagu näha, kas inimesel on piirid sellest tema loogikast, kas tal tuleb mingi piir ette, et ma sellest üle piiri ei lähe. Aga printsiip on ju sama. Ja siis ma saan mängida Varro Vooglaid ja küsida, et kas see küsimus on printsipiaalne. Ja siis tekibki küsimus, et aga miks see siin erandi teed? Et see on nagu selle jaoks vestluses hästi oluline aspekt minu jaoks. Eriti selliste asjades nagu. Et nagu enne ütlesin, et siin oleks võinud seda väärkohtlemise kohta esitada samasuguse küsimuse. Raudpolt oleks vingerdama hakanud kohe, sest et liiga ebamugav on jah vastata. Aga näiteks, kui sa võtaksid Kristiina Möörimaaga ühendust ja küsiksid talt, kas ta oleks nõus tulema Discordi sinuga vestlema. Kas sa viitsiks või tahaks seda teha? Sest see on tõsine teema nagu. Äkki saab kuidagi sügavamalt seda võtta. Mitte nii pealiskaudselt, et ja raske uskuda ja lähed eluga edasi. Ma ei tea, lihtsalt meil saata. Tere Kristiina, kuulasin Eesti Esa podcasti. Ma tahaks sinuga selle teemal rääkida. Mis iganes, ma kirjutaks ilust teksti mingi. Täitsa mõte iseenesest, jah. Lihtsalt. Jah, see oleks tore. Sest ma ei kujuta ette... Ma ei usu, et see tore oleks. Ma ei kujuta ette, kes see teine nagu selles mõttes kriitiliselt suudaks nagu sellise inimesega nagu vestelda, kellel on nagu platvorm seda teha. Jah, võib-olla tõesti. Tere, ma pean hakkama. Ikka on see, nagu, mida mulle on enne ka öeldud, on see, et ma pean need hullud juurde ikka ise minema. Jah, võtta seda kui siis minupoolset palvet sinule lihtsalt. Sest see on ikkagi rõve. Jep. Rõvendu tõesti. Eriti rõve on see, et nüüd on vist kõik või? Kui sa tahad. Ma mõtlesin, ma loen lihtsalt Annes Võrno postituse ette, aga see võib päeva mõtteks minna, see on tead siuke. Ma arvan, et see on päeva mõtteks sobib küll. Alustasin lugemisega ja lõpetan lugemisega. Hannes Võrno. Pealkirjaga tekst Isik nimega mina olen. Seal ta on. Istub oma ekraani taga, selg veidi küürus nagu kõikidel, kel koduks ja saanud sinakas valgus ja päevade arvestuseks pole enam päike, vaid teavituste hulk. Tema nimi pole Jüri ega Kristi. Tema nimi on Mina olen. Mõnel päeval eluülikooli diplomiga, mõnel teisel tee ise oma uurimist või ma usaldan teadust. Vahel on ta kõik korraga. Tema profiilipildil on filtriga raam, sinikollane muidugi, või siis valge rist punasel taustal, kui päevakord seda nõuab. Ühel pildil on kiri olen vaktsineeritud, teisel pane õlg alla, kolmandal mina ei nakata eakaid. See pole lihtsalt toetusavaldus. See on identiteet, kaitsekilp, luba kuuluda, sest olla õigel poolel ei tähenda, et sa tead, kuhu astud, vaid seda, et sa ei eksi üksi. Ta ei tunne end üksinda, vähemalt mitte siis, kui scrollib. Seal selles meele härmi põhises voolus on tema hõim. Need, kes jagavad, laigivad ja kinnitavad, et just nii ongi. Et valitsus hoolib, et minister, kes naerdes mõnitab, on tegelikult terav ja sarkastiline. Et eksperdid teavad ja sina tead, sest sa kuulad neid või vähemalt loed, mis su sõber kopeeris. Kui ta vihkab, siis mitte sellepärast, et ta ise oleks halva südamaga. Ei, ta vihkab, sest seda on haritud vihkama. Tema on saanud teavitust, temal on eksperdid öelnud ja ta on võtnud selle teavituse vastu nagu altarilt antud armulaua. Ta ei tea täpselt, mille eest ta seisab, aga ta on kindel, kelle vastu ta seisab. See on puhas, nagu Leeri lapsel on puhtad kingad. Ta ei näita oma nägu, võib-olla sellepärast, et ta ei pea seda oluliseks. Võib-olla sellepärast, et ta tunneb, et nägu ei pea olema, kui sul on ka õige raam.
või kui sa toetad meditsiinitöötajaid või kui sa oled otsustanud, et õige on usaldada ja kes ei usalda, siis see on loll. Füüsikast aru ei saanud, siis ära räägi keemiasabast, naera, mõnita, tee see enter vajutus, mis lööb ühe jälle porri ja tunne mõnu, sest see on võit, väike aga oma. Ta ei ela, ta osaleb, ta ei loo, ta tarbib, tema hing vajab mitte niivõrd tõde, kuivõrd kuulumist, mitte valgust, vaid varju, mille all teised samasugused elajad varjavad oma kartust, et äkki nad on üksi, et äkki keegi ei kuula, kui nad ei räägi õigesti. Ja selle mõtte ees värisevad nad rohkem kui ükski neist, keda nad narrivad. Kui neid vaadata kõrvalt tõesti, nagu 2 vanameest Sitsiilia kohviterassil, võib-olla tuleb isegi kahju. Okay. Mitte nende valikute, vaid nende nälja pärast. Nälja, mille nimi on kuuluvus. Nälja, mis paneb inimese pugema kas või peeru järele, kui see pärineb tema iidoli tagumikust, sest sel peerul on tähendus, sel hetkel on inimene keegi, kas või korraks. Ja ehkki kõik see näib groteskne, on see tegelikult traagiline, sest keegi ei taha olla vale. Kõik tahavad olla õiged ja mõnedel polegi muud kui see ekraan, see voog ja see teadmine, et vähemalt ma vihkan õigeid inimesi. Huvitav, kas ta ise saab aru ka, et ta kritiseerib endaga sarnaselt mõtlejaid ka või? See on hästi huvitav, et kõik me vist nagu, ma kujutan ette, kes seda teksti esimest korda lugesime ja ütleme, oleme siis mingi kindlama maailma vaatega, nagu loeme, sõna küll, Hannes nagu hakkab päriselt ka kirjutabki kuradi nendest, siis kuidas ta nimetas seda huudest või siis nagu, ma ei tea, kuidas me siis nagu laiendame seda mõtet. Just nendest, kes nagu ei usu vaktsiine ja ei usu valitsust ja just nendest inimestest, et tema nimi pole Jüri ega Kristo, tema nimi on Mina olen eluülikooli diplomiga. Teise oma uurimist. See on nagu, see on kõik fucking, see on nagu oma poolele justkui. Nagu oma poolt, nagu see on vandenõuteooria, need põhiasjad on ju, et nagu, et do your own research. Ja siis hakkab raamidest rääkima, aga raam on olla vaktsineeritud, pane õlg alla, ma ei nakata eakaid ja siis on nagu see, et sa lähed nüüd sa juhid nagu vestluse sinna, aga tegelikult selle teema püstituse puhul on nagu see, et tegelikult ta räägib, mõlemal poolel on inimesi, kelle identiteet on ainult olla nagu see mingi ruupor. Ma olen sellega nõus, keegi ei vaidle sellele vastu. Mõlemal poolel on need inimesi, aga ta keskendub ainult siis ühele kindlale poolele. Jah, huvitav. Ja. Ma ei ole veel aru saanud Hannes Võrno suhtumist üldiselt EKRE-sse näiteks. Ei tea. Nagu sellest ta ei ole nagu minu arvates nagu rääkinud, et see ongi see, kus oli, et nälja, mis paneb inimese pugema kas või peeru järele, kui see pärineb ta iidoli tagumikust, et see hästi meenutab mulle vähemalt siin Eesti poliitikamaastikul küll sellist, et nagu, et inimene on süüdi, kõik kuradi kohtud läbi käidud ja kõik kuradi, ei ole ju midagi, et täpselt samamoodi, et nagu see, et inimesed usuvad ükskõik mida. Et mulle just tundub, et jah, räägitakse selle teise poole vastu, oli minu kokkuvõttes point. Et huvitav. Võrno ise ühtegi erakonda ei kuulu enam. Ta oli originaalis, siis ta oli seal Res Publicas. Mina mäletasin teda, et oleks olnud Reformierakonnas. Ei, Res Publicas ja siis kui Isamaa Res Publica liitusid, siis ta läks sellega automaatselt nagu kaasa sisuliselt, sest et erakonnad liitusid ja siis 2011 tuli ära. Eile tal ei olnud mitte ühtegi postitust oma seina peal, aga nüüd on üks on tekkinud. Ma ei tea, mis ta siis oma eelmiste postitusega tegi, kas ta peitis need ära või ta kustutas need ära või? Ei tea. Aga teil on ka nüüd siin väikene kutse, et saatke meile kirju. Selles mõttes, et praegu võtsime siis nagu kommentaare ja tegelikult inimestel on võimalus tegelikult päriselt anda ka teada, mida nad nagu asjadest arvavad. Ja me ei ole ammu tegelikult postkasti vaadanud ja tunnistan ausalt, ega vist sinna väga ei ole midagi tulnud, aga arutlege kaasa, kirjutage, millest iganes teil hing parasjagu kirjutage oma hinge pulbitsemisest, et nagu ja vaielge vastu ja ma ei tea, tõmmake korki meid või kuidas iganes. Päris ka, tulge ka meie saatesse, tulge rohkem punti. Me ei pea ainult kahekesi rääkima, lihtsalt meie suu läbi räägite ka teie. Tõotta väga paljud inimesed kuulavad teid. vohkarid@gmail.com V6 õhkarid@gmail.com just. V6 oli.
Aga võite tulla ka meie Patreoni, patreon.com/vohkarid, seal on hooga. Lisasaade, muidu me teeme 2 saadet kuus, aga siis saate 4, what the fuck, see on ju palju. Aga on aeg minna ära. Aitäh teile. Suur tänu teile, olge mõnusad. Ciao.